Aga täna me jätkame Efeslaste kirjas. Ja me oleme jõudnud nii kaugele, et nüüd me oleme 5. peatükis. Ja see on pikk, tore, lõbus seiklus olla Jumala sõnas ja jõuda edasi selles ja kaugemale. Ja nüüd me oleme Efeslaste 5. peatükis 21-33 on kogunisti abielust. See on abielust. Ja uuringud näitavad, et hea abielu pikendab nii mehe kui ka naise elu. Uuringud näitavad, et abielu pikendab hea abielu nii mehe kui naise elu. Nad elavad üldiselt tervemad, mõlemad nii mehed kui naised heas abielus, ja nad elavad õnnelikumalt ja rahuolu on suurem. Ja Eesti statistika näitas, et isegi mehed, kes on abielus koos lastega, on vähemalt suhteliselt oma arvamuses õnnelikumad kui need, kes ei ole abielus ja ei ole lastega. Ja see on huvitav, sest abielu toob rohkem kasu kui isegi vaba abielu statistika järgi. See ei ole lihtsalt koos elamine, mis on hea, vaid abielu statistika järgi toob rohkem kasu, abielu. Ja Jumala teed on alati õiged ja head ja toovad õnnistuse, ma arvan, see on selle pärast. Aga halb abielu kahjuks toob palju kahju. See toob rohkem stressi, raskusi ja lõpuks statistiliselt toob rohkem haigusi ja kiirema surma. See on täiesti vastupidi. Mis tähendab, et kui me oleme abielus, siis olgu see nii hea kui võimalik. Või kui sa ootad abielumist, siis olgu nii hea plaaniga kui võimalik, sest sa tahad kaua elada, koos elada hästi. Ja see mõjutab aga meie elu rohkem kui ainult see, et maiselt ma elan hästi. Mitte ainult see. Vaid kõige rohkem on see, et meie tahame kristlastena seda, et meie elu peegeldaks Jeesust kõige rohkem ja me austame teda kõige rohkem. Nii et loomulikult see on väga tore, kui mu elu maiselt teeb midagi hästi ja toob kasu, aga veel rohkem, et see toob isandale au. See tooks isandale au. Ja nagu me oleme varem vaadanud Efeslaste kirjas, esimene pool on selles, et kes me oleme nüüd Kristuses, kes me oleme, mismoodi me oleme, mis meie õnnistused on. Ja teine pool, kus me nüüd oleme, räägib praktikas, kuidas ma nüüd pean elama selle järgi. Nüüd, et ma olen kristlane, nüüd ma olen laps, nüüd ma olen valguse laps, nüüd ma olen armastatud, nüüd, et ma olen kõik need, kuidas ma pean nüüd elama. Ja täna me keskendume meeste peale, aga selleks ma loen kogu konteksti, sest ma arvan, ma loon ikka tausta selle kogule asjale. Efeslase 5:21-33. Ailistuge üksteisele Kristuse kartuses. Naised oma meestele otse kui isandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea. Olles ise ihu päästja. Nagu kogudus ailistub Kristusele, nõnda ailistuge ka naised meestele kõigis asjus. Mehed armastke naisi, see tähendab oma naist. Otse kui Kristus on armastunud kogudust ja loovutunud iseennesse tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastunud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks pleki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda mehedki armastama oma naisi nagu iseennese ihu. Ma arvan, üks sõna on siin puudu, ma vaatan. Nõnda peavad, jah, see sõna peavad. Nõnda peavad mehed armastama oma naisi nagu iseennese ihu. Kes oma naist armastab, armastab iseennast. Keegi pole ju kunagi vihanud iseennese ihu, vastupidi. Ta toidab ja hellitab seda, nii nagu Kristus kogudust, sest me oleme tema ihu liikmed. Ja enne jutlust me lugesime seda kirja kohta, seepärast jätab mees maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole. Need kaks saavad üheks. See saladus on suur, ma räägin Kristusest ja kogudusest, nüüd kontekst. Ta räägib abielust, aga ta ei räägi ainult abielust. Ta räägib Kristusest ja kogudusest, mis nüüd praktikas rakendub abielule. See saladus on suur, ta ütleb. Saladus tähendab midagi, mis oli varem justkui peidetud ja nüüd on avalikuks saanud, milles Kristuses. Nüüd me teame, mis see imeline saladus on. Kristus armastab oma pruuti. Igal juhul armastagu iga üks teie seast oma naist, nii nagu iseennast, aga naine kartku meest. Ja nagu ma ütlesin, ma tahan meestest alustada täna. Miks? Üks väga eeskujulik vend on Andy Hamilton. Ma kohtasin teda konverentsil ja ma olin 3-4 päeva seal ja ma sain taga rääkida. Ja Andy Hamilton on umbes 75 aastat vana, kirglik, tuline vana mees, kui saabki olla. Ta oli väsinud,
Ta ei karjunud, aga ta rääkis tuliselt ikka. Ja ta oli olnud abielus tõenäoliselt umbes 50 aastat, ma ei mäleta, mis see oli, umbes 50 aastat. Kristlane on olnud rohkem kui see. Ja ta ütles, üldjuhul, kui mees juhib oma perekonda hästi, oma naist hästi, siis üldjuhul kogu abielu võiks olla õnnelik. Tema kogemusel 50 aastat abielus pluss olla kristlane nii kaua. Sellepärast ma tahan sellest alustada täna. Sest kui vahet ei ole, mismoodi su abielu on, vennad, kui meie tahame, meie abielud oleksid head, see kõige rohkem sõltub meist. Kõige rohkem sõltub meist, Jumala sõna järgi ka. Ja sellepärast ma tahan sellest rääkida. Ja ma mõtlesin, kui mina saan olla vana mees kunagi, kui Jumal lubab, ma tahan olla nagu Andy, kes rääkis nii armastavalt oma naisest, kuigi ta oli vana mees ja väsinud. Aru saad, võtta naine oli kallis talle. Ja ma tahan vennad, et eriti ka siin koguduses meil oleks head abielud ja jälle see kõige rohkem sõltub meist. Aga Paulus alustab algusest. Kuidas ta teeb seda? Ta ütleb, see on see algus, mis oli nimetatud naise osa. Ta ütleb 23, sest mees on naise pea. Nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihupäästja. Nüüd see on väga huvitav, sest meie kultuuris me mõtleme, kuidas sa ütled, et mees on naise pea? No Paulus ütleb seda, mina ei ütle, ma tsiteerin Paulust, kes on inspireeritud püha vaimu poolt. Ta ei ütle aga, et mees võiks olla naise pea, nagu mees ole rohkem su naise pea. Ei, ta ei ütle seda. Ega mees peaks olema rohkem või võiks olla, vaid mees ongi naise pea. Eesti keel on siin väga, väga tore. Ongi naise pea. Nüüd, mis on pea? Nii nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihupäästja. Kristus on koguduse pea. Mis pea tähendab? Kui sina tunned nälga, kas su kõht tavaliselt juhib? Küsimus. Võib olla, sellepärast öeldakse, et ära mine poodi, kui sa oled näljane, sest siis su kõht juhib ja sa võtad 10 asja seal riiuli pead ja kõik on rämps ja sa lähed õnnelikult ära ja sa mõtled, mis ma just tegin, aga vähemalt mu kõht on õnnelik. Aga üldiselt me ei luba kõhul juhtida. Me mõtleme, ei, ma söön salatit, see on tervislik, see on hea. Või ei, ma söön juurvilju, ma ei söö seda kommi. Me lubame peal juhtida kõhtu. Või kui sa teed sporti, see on samamoodi. Mina ei tee sporti, ma maalen oma poistega. See on natuke lihtsam sport. Aga kui sa teed sporti, maraton, muu jooks, su jalad väsivad ära, su kogu keha tahab alla anda ja mis juhtub? Sa otsustad, ei keha, me lähme edasi. Vähemalt ma olen aru saanud, mina ei jookse. Aga ma olen kuulnud, et inimesed räägivad niimoodi. Et ei, me jooksme edasi. Pea juhib keha. Me suudame, ma suudan ja sellepärast inimesed räägivad, nad räägivad endale, ma suudan. Sest pea juhib siis keha. Mis tähendab, et pea on juht või see juhtiv. Ja kogudus ilma peata on ilma juhita, aga koguduse pea on Kristus, mis tähendab, et kristlastena koguduse me järgime Jeesust. Aga Jumal on ka pannud siia, et mees on naise pea. Teisiti öeldud, meil on teised rollid. See ei räägi siin väärtusest, et mees on parem, ei, see ei räägi sellest. Mees on oskuslikum, ei, see ei räägi sellest, vaid mees lihtsalt on. Ja kui sul on vihmane päev, nagu hiljuti on olnud, ja me seisime kõrvuti, meil on ainult üks vihmavarju, kes hoiab vihmavarju? Mees, no kui mees on ülilühike, kes hoiab vihmavarju? Üldiselt see, kes on pikem, kas pole nii? Üldiselt see, kes on pikem, hoiab vihmavarju. Ja Jumal on seadnud mitte oskuslikult, mitte tarkuse poolest, aga lihtsalt sest Jumal on öelnud, et mehe käsi sellel juhul on justkui pikem. Mitte parem, võib-olla see on isegi viltu käsi, aga see justkui selles rollis on pikem. Ja mees on siis naise pea abielus. Kas see tähendab, et me peame olema vanamoodi või kas see tundub vanamoodi? Ja huvitav on see, et meie kultuuris võib tunduda, et see on väga vanamoodi. Me ütleme, kuidas sa ütled, et mees juhib oma naist? Me oleme võrdväärsed, aga eestlased kohustuslik ajateenistus on kellele? Meestele! What? Kuidas see aus on? Meie kultuur mõistab, et see on kohustuslik meestele ja naised ei pea sõtta minema. Meie kultuur mõistab ju seda, et mehed võiks minna kaitsma oma perekondi, oma riiki. Nii et kuigi see tundub vanamoodi, meie kultuur veel peegeldab, et see pole vanamoodi, sest mehed lähevad rindele kaitsma oma riiki.
kohustuslik ajateenistus. Aga nüüd võib-olla see on ainult Pauluse mõte, see võib kerkida sinu peas, võib-olla ainult Paulus mõtles vanamoodi, on ju. See on imelik ja see oli Paulus, aga Jumal on nagu teistmoodi. Aga ta argument on kahtepidi. Kristus on koguduse pea, üks. Kristus on koguduse pea. Kas see kunagi muutub? Kas me oleme saanud koguduse peaks? Kas me saame kunagi koguduse peaks? Ei, Kristus on koguduse pea, see on fakt. See ei muutu kunagi. Ja sellepärast mees on naise pea. Kas see siis muutub? Ja teine on, mis on algus. Ja see on oluline vaadata, kuidas oli alguses. Ja ma ütlesin, ma räägin meestest täna ja seda ma teen, aga kahjuks ma pean rääkima ka Piibli algust. Vabandust, ma ei tea, miks ta nüüd ei tööta. Aga siin algusest, täitsa algusest, see annab meile teada, et Jumal on teinud mehed ja naised võrdväärseks. Esimese Moose 1:27 ütleb, Jumal lõi inimese, see ei ole tsitaat, see on Kalle tõlgendus. Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi, see on tsitaat just, järgi lõi ta tema, ehk inimese, ta lõi tema inimese meheks ja naiseks, ehk võrdsed. Inimkond on mehed ja naised, mitte ainult mehed. 28, nüüd on tõlgendus, nad on loodud koos valitsema, nii mehed kui naised koos valitsema, ehk kuningas ja kuninganna, koos valitsema. 31, see on esimese Moose 1:31. Pärast seda, kui ta lõi mehe ja naise ja ta pani neid valitsema, ta ütles midagi väga huvitavati. Varem ta ütles, nägi Jumal, et hea. Vot, ta tegi päikse, hea. Ta nägi kõik, hea. Aga nüüd pärast, kui ta on loonud mehe ja naise, ta ütleb, hea üli. Ehk tov moed. Tov moed tähendab mitte hea, mitte ainult hea, tov on hea, tov, hea, aga hea eriti vägevalt, suurepäraselt hea. Miks? Kas need loomad olid nii imeliselt head, mis ta lõi ka 6. päeval? Ei, ta lõi mehe ja naise, kui ta vaatas oma loodu peale ja kroon on inimene, kes peegeldab Jumalat ja ütleb, tov moed, väga suurepäraselt hea. See on algus. Ma vaatan, kas nüüd see töötab. See vist olin mina. Aadam on aga pea enne langus, sest siin on küsimus, kas me lihtsalt loome see, et mees on naise pea, selleks, et me oleme kristlased või mingi Pauluse mõtte või uus asi. Ei, enne patu langemist mees oli naise pea, Aadam oli naise Eeva pea. Kuidas me teame seda? Esimese Moose 2:7. Mees on loodud esimesena. Me näeme järjestik. 7. salm on see, et mees on loodud esimene. 7. salmis sõna inimene, kui ta Piibel ütleb, et Jumal lõi inimese, see sõna seal on Aadam. Jumal lõi Aadam, inimkond heebrea keeles. Ja mismoodi see on? Ta lõi Aadam, ehk ta lõi mehe. See viitab sellele. See sõna ei tähenda mees, aga see viitab Aadamale, kes on mees. Ehk inimkond on nimetatud Aadama järgi, see on mees. 16, mehele kästi, et mitte süüa hea ja kurja tundmise puust enne Eevat. Aadam pidi siis edasi andma Jumala käsu Eevale. Ja kuidas me teame seda on see, kui nad langevad pattu, Jumal ütleb sina Aadamale, mitte teie mõlemale. 18, 10. salm, Jumal plaanib Aadamale abilise, mitte abiline tundub, kõlab nagu inimene, kes tuleks kaasa ja abistaks. See ei ole halvastussõna loomulikult, sest Jumal kutsub ennast Iisraeli abiliseks. Sõna seal on etser. Jumal on Iisraeli etser. Ta lihtsalt on see abistaja. Mis on abistaja? Sul on asi, ma tulen kaasa ja aitan. Eeva on loodud Aadama abiliseks, abistajaks. Abielu. See on eluks abi. See eesti keel peegeldab Piibli pilt, inglise keel ei tee seda. 23 salm, Eeva on Aadamast võetud, mehest võetud ja siin me näeme ka Eesti Piibel seal all, räägib 2 sõnast ish ja isha. Mees, heebrea keeles on ish. See pole väga ilus sõna, aga nii ta on. Ja naine on isha. Mis seal vahet? Naine peegeldab mees, sest ish ja isha. Ja isha on pehme vorm, nagu meil on Juhan või Johannes ja Johanna. Me teame eesti keeles ka, et A lõpus on üldiselt naiselikum. Miks? See on pehmendatud versioon.
Ja see me näeme siin heebrea keeles, ish ja isha. Ta on pehmem versioon loodud Aadamast. Ja 24 mees on see, kes alustab pere, ta läheb ja alustab pere. Me näeme, et mehe pearoll on enne patulangust. Ja nüüd patulangemine väänab neid rolle. Esimese Moosese nüüd 3. peatükk või 3. peatükk. Esimene, saatan läheb Aadamast mööda hoopis Eevale rääkima, mis ei oleks pidanud juhtuma. Aadam oleks pidanud ütlema ei. Ja ma ütlesin eile kägistama saatane seda madu on ju kaitsma oma naist. Miks ma ütlen, et ta oleks pidanud kägistama seda madu, on sellepärast, et me eeldame, et Aadam oli seal kõrval. Miks? Sest see ütleb niimoodi, 6. salm, see ütleb, et Eeva sõi ja andis oma mehele. Me ei tea kontekstis, kas ta kõndis kaugele, kilomeetri kaugusel anda mehele, või kas mees oli kõrval. Aga heebrea keeles on selline järjestiku kõne, et ja, see eeldab, et asi lihtsalt areneb kiiresti edasi. Ta sõi ja andis. Räägiti, sõi, andis. See eeldab üks terviklikum asi. See tundub, et see on üks asi, mis juhtus. Pat tuli, mees pidi juhtima, ta ei juhtinud hästi ja vaatas pealt, mis on väga vale. 9. Jumal otsib Aadamat esimesena pärast pattu, ehk Aadamal on veel see vastus. Aadam, kus sa oled? Ja Aadam, 11, Aadam vastutab, aga siis ta hoopis süüdistab. Jumal, see on sinu süü, sa andsid mulle naise. Ja vaata, mis naine tegi. Ja 14-19 räägib kõikidest needustest ja mis on huvitav on see, need on täiesti vastupidisest järjestikus, mis on vastutus. Aadam, Eeva, madu ja siis vastupidi pärast pattu, madu, Eeva, Aadam. Jumal jätab Aadama viimasena, vastutajana. 17 Jumal ütleb, sa kuulasid oma naise sõna ja sõid puust, millest ma olin sind, Aadam, sind keelanud öelda, et sa ei tohi selle süüa. Huvitav, miks ta ei ütle teie? Mul ei ole vastust, välja arvatud see, et Aadamale anti käsk ja Aadam pidi juhtima oma naist, mida teha ja mida ei tohi teha, sest oli esimene. Siis tuli neidus ja mehe roll oli ka, mis oli muidu varustada, hoolitseda oma naise eest, nüüd on ka väänatud. Ja enne langust Jumal ütles palju nendega, täitke maailma, valitsega koos, nagu kuningas ja kuninganna. Aga nüüd, mis on neidus nüüd, mis ta ütles naisele? Naisele ta ütles, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa lapsele ootad, sa pead valuga lapsi ilmale tooma. Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Nüüd, see ei ole see, et Jumala suur plaan oli see, et mees valitse oma naist ja naine himusta oma meest. See ei olnud see on väänatud roll. Nad mõlemad, nad said oma rollid ja nad mõlemad eksisid. Ja Jumal siis needuses, see needus on see, et need rollid nüüd on valusad rollid. Nad enam ei ole ilusad kuningas kuninganna, võrdselt seal ajas valitsemas, vaid nüüd on nagu painutatud. Naine nüüd himustab oma meest ja mees valitseb ta üle. Nüüd see ei ole käsk, et mehed valitsege, see ei ole käsk. Aga mis see tähendab? See tähendab nüüd, et suhe on rikutud ja lihtsalt öeldud, see on paha. Mõni siin ütleb, et see himustamine on seksuaalne, et naine lihtsalt nüüd tahab oma meest, ta on nii armas ja ma tahan füüsilist oma meest. Aga kahjuks ei sobi. See sobib ülemlaulus 7. peatükis, salm 11, kus see on kasutatud niimoodi, see sama sõna. Aga mis ütleb meile kontekst? Kontekst ütleb meile teisiti. Himustamise vastand, selle järgi, himustad valitsed, need on vastandid siin mõnes mõttes. Himustamise vastand ei ole romantiline. Nii et see himustamine ei ole füüsiline. Mis see siis on? Himustamine, see vastand on mehe valitsemine, mitte midagi muud. Ja järgmine asi on see, et järgmine peatükk ütleb meile, mis see kontekst on. Ja mis see ütleb meile? Kain ja Aabel järgmises peatükis, esimesed inimesed maa peal, kes on sündinud. Kain on paha, Aabel on tore, Aabel ohverdab hea anni Jumalale, Kain halva ja siis Jumal ütleb, mis pärast sa vihastud. Vaat see on esimese Moosese 4.6. Mis pärast sa pilgu maha lööd? Eks ole, kui sa head teed, siis on su pilk tõstetud üles. Aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind, kuid sina pead tema üle valitsema. See on täpselt sama sõna heebrea keeles. Himustama, valitsema, valitsema. Ja kui see huvitab sind, see sõna siin on teshuka,
himustama, ta šukab oma meest. Ja teine on siis Michelle või Moshel või ma ei tea, mis see täpselt neid vokaalid siin on, või need täishäälikud, valitsema, võimutsema. See on see sõna siin, võimutsema. Nii et naine ei himusta füüsiliselt oma meest, vaid ta himustab midagi muud. Mis ta himustab? Pat himustab meid, miks see tahab kontrollida meid. Mis tähendab, et nüüd patu langemisse on kiusatus naistel valitseda või himustada, tahta meest. Mida? Meest mida? See ei ütle heebra keeles. Aga see eeldab nagu pat siin. Ta tahab himustada sind. Ta tahab valitseda, ta tahab võtta su võimu. Ta tahab meelitada sind. Ja kuidas see tihti juhtub meie ühiskonnas on see, et naised näägutab oma meest, nad hakkavad ütlema, et tee, mis ma tahan, muidu ma nutan, tee, mis ma tahan, tule kaasa. Ja nad tahavad võimutseda mõnes mõttes mehe üle. Aga nüüd ma üldse ei süüdista naisi, sest mis mees teeb palju hullemini. Nüüd mees valitseb ta üle. Ja kuidas see väljendub? Mõtle nüüd koopa kultuuri peale. Koopa ise tuleb koju. On ju, ta karjub. Ja naine ütleb, ja mees peksab rohkem oma rinda. On ju, tule nüüd. Ja naine peab tulema, sest mees on tugevam ja karvasem. Ja nüüd naine tuleb järgi. Vot koopa kultuur. See on pilt, karikatuur sellest, mis siin räägib. Mees tuleb koju ja ütleb, ma olen mees. Ma panen oma jalga maha. Tee, mis ma ütlen nüüd. Ori. Ja see on see väänamine, mis tihti väljendub. Mees on autokraat, kes tuleb koju ja tema on boss. Tule nüüd järgi. Ta nõuab seda vägivaldselt sõnadega. Või teine äärmus. Mees ei valitse niimoodi, võimutse, vaid ta lihtsalt allub. Naine himustab, ehk tahab kätte saada meest justkui, ja mees lihtsalt annab alla. Okei. No ma tulen siis. See on see teine äärmus. Miks? Sest mõlemad on neid väänatud asjad. Kas naine nüüd himustab ja meest lihtsalt, no see on lihtsam, on ju, lihtsam vastupanu on lihtsam tee. Kas ei ole füüsikas niimoodi? Ja mees mõtleb, ma olen nagu vask ja ma olen parem kui kibi või mis iganes ja elekter läheb kiiremini läbi. Ma lihtsalt annan alla ja elu on hea, on ju. Õnnelik naine, õnnelik elu. Või mees mõtleb, mulle ei meeldi ka see, ma teen, mis ma tahan ja ma olen mees. Mõlemad väänatud, mõlemad valed. Piibel ei räägi mõlemast hästi. Aga nüüd meil on küsimus, mis me peame nüüd tegema? See on väänatud asi, see on paha asi. Aga kristlastega see on lunastatud. Sest kui me räägime Jeesusest, me räägime surmast, lunastatud. Me räägime patust, lunastatud. Me räägime naisest, lunastatud. Me räägime mehest, lunastatud. Me räägime abielust, lunastatud. Miks? Sest Jeesusest meil on lunastus. Mitte ainult pattude lunastus, vaid ta teeb kõike uueks. Siin maa peal ja taevas täielikult. Ja see on veel parem. Ja mis see pilt nüüd on, kuidas Jeesus teeb seda? Efeslaste 5:25-30 räägib nüüd Jeesusest ja kogudusest, mis ka nüüd rakendub mehele ja naisele. See ütleb väga hästi. 25. Mehed, armastage, see on käskiv. See ei ole küsimus. Kas ma pean? Armastage võib olla. Ei. Mehed, armastage naisi otsa kui või just kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseennese tema eest. Huvitav. Ma pean vaatama Kristust minu eeskujuna. Teisel pool, aga ma lihtsalt ütlen, naiste roll abielus, me näeme järgmine nädal, kui Jumal lubab, on täpselt samamoodi, ta vaatab Kristust. Nii et mees vaatab Kristust, naine vaatab Kristust. Mõlemad vaatavad Jeesust oma rollis. Mitte sind, mitte mind, vaid Jeesust. Mina vaatan Jeesust mehena. Ja see on käskiv. Kas sa oled kuulnud kunagi laulu, ma loen neid sõnu, Susanna naeris ja ei meelinud võib-olla mu asi hommikul, ma rääkisin talle, et ma tahan seda laulu kasutada. Kuid mis värvi on armastus? Kes seda teab? Mis värvi on armastus? Kui teaks, küll oleks hea. On see tuttav? Ära luba selle kummitada sind. Su aknad maaleksin kohe just seda värvi maa, et iga päev mu armastust siis näeksid sa. Vot mees, Uno Loop või mis ta nimi oli, mõtleb, et kui ma ainult teaks, mis see värv on,
ma maalisin su aknaid ja sa kogu aeg näeksid mu armastusel akende peal. Ma ütlesin Susannale, see on väga jabur, sest ma tahan aknas välja näha. Susannale ei meeldinud mu võrdlusi, aga küsimus, mis värvi on armastus, mis see tegu on, unoloog küsib. Mis on armastus? See kindlasti ei ole värvitud aken, see on otsus ja miks? Seda me räägime, kui meil on abielueelne nõustamine või muu. Armastus on alati otsus, see on alati otsus. Armastus on otsus. See pole nool, mis lastakse sul südamesse, see pole emotsioon või tung või tunne, vaid see on otsus. Ja üks jutlustaja pani kokku lause, mis on väga kasulik. Armastus on tahte otsus. Armastus on tahte otsus, jälle, pea juhib. Ma tahan lihtsalt tantsida, nii ilus laul on ju, vaid pea otsus. Armastus on tahte otsus. Ma valin. Millega kaasnevad emotsioonid, ehk emotsioonid tulevad mu otsusega kaasa. Ja mis viib tegudeni selle heaks, keda armastatakse. Mis see tähendab teisi sõnu? Armastus on otsus, minu emotsioonid tulevad otsuse tagant ja siis ma tegutsen selle otsuse ja otsuse emotsioonide järgi. Selle heaks, keda ma armastan. Kas see ei ole nagu Jeesus? Jeesus vaatab meid, roomlaste kirja ütleb, Jumala armastus on nähtavaks saanud selles, et Jeesus suuri, kui me olime alles pattused. Jumal vaatab meie peale ja me pole väga ilusad seal põrandal on ju, meil pole väga ilusad alles pattused. Ja Jeesus otsustab, et ta lunastab selliseid. Kas sina tahad selliste ees surra? Mina mitte. Jeesus otsustab, et armastada meid niikuinii. Otsustab. Jeesus on armastanud koguduse ja loovutunud iseennese tema eest. Armustuse värv, mis see värvi on armastus, see on verepunane. See on see fakt. See on verepunane. Ja sa ei värvi seda akna peale, vaid see on see, mis rakendub südame peal ja peseb meid puhtaks ja siis me kogeme tõelist armastust. Jeesus andis ennast ära, ta loovutas ennast koguduse eest, koguduse heaks, meie heaks, sinu, minu heaks. Ta suri risti peal ja verepunane värv ei läinud akna peale, vaid igale poole maha. Seljast välja, haavadest välja, see on armastus. Ta suri, et võtta meie pattud enda peale. Ja 26, ja nüüd ma olen rääkinud seda, et kreeka keeles on selleks, et. Olete mäletada seda? Ma olen selleks, see on selleks, et. Siis siin on selleks, et. Miks? Et on sidesõna. Ma tulen, et. See eile ma mõtlen võib-olla selleks, et või võib-olla ma kasutan lihtsalt, sest ma pean midagi panema sidesõnana. Siin on selleks, et. See on rohkem kui lihtsalt mingi sidesõna, vaid see seletab lahti, mis põhjus on. Jeesus loovutas ennast koguduse eest põhjusel, et teda pühitseda, pühaks tegema. Kuidas? Olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi. Jeesus loovutas ennast milleks? Et puhastada meid. Et meid pesta. Ja vees pesemisega on kreekeeles hoopis veevanniga. Ja me mõtleme, veevanniga on päris tore, aga eestlaste jaoks on võib-olla saun veel kahjuks parem sõna. Veesaunaga, kui saab niimoodi öelda, meil ei ole veesaun, aga meil on lihtsalt saun. Aga mis sa teed saunas? Sa istud, sa higistad, sa kraabin ennast, sa lähed duši all, sa pesed külma veega ja mis tunne on pärast? Täitsa hea. Puhas, värske leht. Kas mul on õigus või ma olen ainuke? Mul on niimoodi. Eestlaste jaoks see mõte siin oleks saun. Ma lähen sisse ja ma saan täiesti puhtaks. Kõik vana on läinud, kõik higi, kõik mustus, ma olen täiesti puhas. Jeesus pesi meid veevanniga oma sõna läbi ja kuidas ta teeb seda? Loomulikult ta teeb seda koguduses, piiblis, palves, osaduses, aga ilma sõnata me ei oleks tulnud päästele. Me vajame Jumala sõna, saada aru, mis on tõde, kuidas elada ja nii edasi. Ja läbi ta sõna ta pesi meid puhtaks. Johannese 17:17 pühitse neid tões, Jeesus palvetab isa poole. Sinu sõna on tõde. Jumala sõna on see, mis pühitseb meid. Kas sa tahad olla pühitsetum kristlane? Ela sõna järgi, loe sõna. Ole kristlastega, kes räägivad sulle sõna. Sõna on see, mis pühitseb meid. Aga see sõnastus on väga huvitav, sest see räägib sellest, et me peame, et tema tegi meid puhtaks. Ta pesi meid puhtaks, saavutas seda. 27 jälle selleks, et ehk põhjuseks, et. Miks ta pesi meid puhtaks? Miks ta tegi seda? Põhjuseks, et. Kogudus ise enda ette seada kirkana
nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid selleks, ehk vaid põhjusel, et ta oleks püha ja laitmatu. Miks Jeesus päästis meid? Et võtta meid, panna enda ette. See on minu pruut. Wow. Selleks, et ta tegi seda põhjusel, et panna enda ette kirkana. Ja nüüd see on väga ilus. Kirkana tähendab mitte tavaline. See pole tuhmunud mingi asi seal, see on ilus kristallklaas kuskil kapi peal. Selleks ta tegi. Nii et tal ei oleks plekki ega kortsu, no me teame, mis on kortsud, me teame, mis on plekid. Vaid et ta oleks põhjusele, et ta oleks püha ja laitmatu. Püha tähendab eraldatud Jumalale. Püha, eriline, ilma mustuseta, ilma hatuta ja laitmatu. Ja kõige parem pilt, mis ma sain mõelda, on teemant. Ma ei tea, teada, aga teemandil on erinevaid standardid. Suurus on üks, värv on üks. Siis on veel lõiget, kuidas see on lõigatud. Aga viimane on väga oluline, kui puhas see on. Või teist sõna, kui klaar see on. Klaarsus, kui see on ühtse sõna. Klaarsus. Kui klaar see asi on. Ja kuidas nad vaatavad mikroskoobiga, mis on 10 korda suurendatud, ja nad vaatavad teemandi sisse, kas seal on mingid väiksed täppid või hägused kohad või mingid augud. Ja kui seal on augud või täppid või muu, enam-vähem näeb välja nagu liiv või keegi viskaks värvi selle peal, kui sa näed seda väga suurendatult, siis ei ole nii kallis. Ka Jeesus võtab meid, võtab mulda, peseb seda puhtaks, seal on mingi kivi nüüd, peseb veel, vees pesemisega, oma läbi surma, oma ülestõusmise läbi, ja mis ta teeb? Ja Piibel räägib sellest, et Jeesuse õiglus tuleb meile. Jeesuse õiglus tuleb meile läbi usu. Me ainult ei ole puhtaks saanud, vaid nüüd Jeesuse kogu perfektsus rakendub minu ellu, Jumala ees. Ja nüüd peseb puhtaks, ma ei tea, mis ta teeb, aga nüüd ta vaatab teemanti. Mingi kortsu, plekki, mitte midagi peal, mitte midagi sees. Täiuslik teemant, kristall, perfektne. Jeesus ainult ei pese meid, vaid ta teeb meid perfektseks endas. See on see pilt, ta teeb teemandiks milleks, et panna kirkana hiilgavana oma ette. See on minu pruut. Ja kui sa tead pilti abielust pulmast, mis on? Naine, mees ootab ees, see on Kristus, kes ootab oma pruuti. Ta kannab mustemat, mis värvi tema kannab, aga mis pruut kannab? Valget. Miks? No mina arvan, see on pilt Kristusest ja tema pruudist. Naine on lõpuks nüüd valmis. Ja ta tõstetakse üles Kristuse poole. Ta tuleb valgena, kirkana, hiilgavana. No pruut on tavaliselt väga hiilga. Ta tuleb hiilgavana oma peigmehe poole. Ja siis nad saavad abielu alustada. See on pilt Jeesusest ja tema kogudusest. Hiilgavana pruut. Ja see on nii tore, sest õpetussõnad 12.4a, see tähendab ma hetkel ainult loen esimest poolt, ütleb, tubli naine on oma mehe kroon. Me oleme Jeesuse kroon. Me oleme need teemandid tema krooni sees. Me oleme tema naine, me oleme tema pruut. Aga nüüd, see peaks olema sama siin, jah. Aga nüüd, mis Piibel ütleb meile, mehed, see on päris julm. Miks? Sest Jeesus on imeline. Jeesus on imeline. Ta võtab meid, ta teeb meid teemandiks, ilusaks, säravaks. Ja meie eesmärk on vaadata Jeesust meie eeskujuna. Sinu töö mees, sinu roll mees, sinu pingutused ei sõltu sinu naisest, vaid Jeesusest. Ja 1. Timoteuse 5.8 ütleb, kui aga keegi omastade ja kõigi lähedamaste eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. Kui mina ei armasta oma naist, loomulikult see räägib füüsiliselt, kas ma hoolitsen nende eest. Aga kui mina ei ole nagu Jeesus minu abielus, siis see vähemalt kaudselt kehtib mulle. Aga keegi omaste ja kõige lähemaste ees, naine päris lähedal, ei hoolitse, siis ta on salanud ära usu ja ta on halvem kui uskmatu. Ja ma rõhutan, sina mees, mina mees. Nüüd oleme pere pea, naise pea. Nüüd, mitte homme, mitte olime, vaid nüüd. Sa oled täna kas hea või halb pea. Sa ütled, no ma väga ei ole pea, ma väga midagi ei tee. Kõlab natkene nagu pea, kes ei ole pea. Ma ütleks halb pea. No ma pingutan, väga tore, pinguta veel, vend, pinguta veel.
sest sina oled oma naise pea täna. Ikka veel on. Kas sinu naine särab aina rohkem iga päevaga? See on fakt ja küsimus. Kas sinu naine on väärtuslik kroon, nagu õpetussõnad ütlevad? On ta su uhkus ja au siin maa peal? Loomulikult Jeesus on meie tõeline uhkus, aga Piibel räägib naisest kui väga heas asjas. See, kes on leidnud, naise on leidnud hea ja on isanda hea meele osaliseks saanud, vist ütleb. Õpetussõnad 18:22. See, kes leiab naise, leiab hea ja ta on isanda hea meele osaliseks saanud. Tema ei ole lihtsalt naine. Ta on kroon. Ta on see. Kas sa oled hoolitsenud tema eest rahaliselt, koduga, vaimulikult, emotsionaalselt? Sinu naine nagu peegel ja ma nägin seda minu abielus väga varaselt. Minu naine peegeldab mind väga palju. Mind. Kas ma olen juhtinud hästi? Kui ta on kibe, kui ta näeb palju vaeva, kui ta on väga kurb, mitte alati, aga üldjuhul see peegeldab mind. See üldjuhul peegeldab mind. Miks? Sest mees on naise pea. Santiago oli üks sõber, Raniel oli ta naine ja ta juhtis väga hästi selle küsimusega kogu aeg. Naisel oli paha olla, halb tuju ja Santiago küsis Ranieli sõnu väga tüütu küsimusi kogu aeg, aga väga vaimulikult hea juhtiv küsimus. Mis su südames toimub? Santiago nägi ta naises midagi ja küsis, mis su südames toimub. Ta tahtis vaimulikult juhtida oma naist ja ta tahtis juba selles hetkes, et naine saaks aru, mis see viga on, mis see probleem on. Üks mees, ma olen kuulnud jutlustaja ja rääkis seda lugu, üks mees oli väga hirmunud, ta kartis, et võib-olla ta armastab oma naist liiga palju. Et kuule, kas ma armastan oma naist liiga palju? Vastus, kas sa armastad oma naist nagu Kristus kogudust? Oh, ei. Siis sa pead armastada teda rohkem. Siis sa pead armastama oma naist rohkem. Kuidas sina mees, vend, armastad oma naist? Ja mõned ei ole sina abielus, sa pead mõtlema selle mõttega. Kunagi Jumal võib anda sulle naise. Kuidas sa armastad teda? Mis Jeesus tegi? Kuidas Jeesus juhtis? Ta armastas oma pruudi, ta loovutas ennast pruudi heaks, ta hoolitses, juhtis teda pühaduse poole sõna läbi ja ta seadis endale aardena, seadis iseenda ette kirkana, teemandina. Ja nüüd vaata 28. Nõnda, sellel viisil, samamoodi, peavad, ma tean, ma ütlesin, sõna on seal, ma ei tea, mis juhtus sellega. Seal puudusõna on väga oluline. Peavad. Nõnda peavad on kohustatud, ütleb kreeki keeles. On kohustatud mehed armastama oma naisi nagu ise ennese ihu, kes oma naist armastab ise ennast. Nõnda peavad, siin ei ole küsimus. Kohustuslik, kas sa oled kristlane? Sa ütled, sa oled kristlane. Sa pead armastama naist. Ma ei viitsi. Sa pead armastama naist. Ma olen väsinud. Sa pead armastama naist. Ju täna oli väga raske tööle. Sa pead armastama naist, siin ei ole tingimust. Ja miks ma ütlesin, me peame Jeesuse poole vaatama, on see, et siin ei ole tingimusi. Kui su naine helitab sind, ei ütle. Kui su naine on väga viisakas, ei ütle. Mees, sina oled kohustatud armastama naist. Mitte mingi tingimust. Sa pead. Nagu ennast. Armasta oma meest. Ja kuidas ma armastan teda? Kõige rohkem on see, et ma näitan alati Jeesus talle. Ma näitan talle kõige olulisemalt, nagu Jeesus pühitses meid sõna läbi, ma teen samamoodi nagu Jeesus. Vaata teda. Mis tähendab, et ma peaks andma oma naisele minu energia, minu eesmärgid. Loomulikult Jumalale esmalt, aga Jumal siis ütleb, nüüd armasta oma naist. Kas sa armastad Jumalat, siis armasta oma naist. Sa tahad, et ta oleks rohkem nagu Jeesus. Sa tahad, et ta oleks rohkem nagu Kristus pühitsuses ja armastuses ja tema on sinu prioriteet peale Jumalat. Esimene prioriteet siin maa peale Jeesuse teenimine ja Jeesus käsib, et sa armastad oma naist. Sellepäraski Piibel ütleb Peetrus, 1. Peetrus 3.7 ja Kolossaste 3.19. Nõnda samuti mehed, elage mõistvalt naisega kui nõrgema astjaga. Osutage naistele austust nagu elu armuanni kaaspärjatele ja et teie palvetel poleks takistusi. Nõrgem, halb sõna. Meil ei meeldi see. Naine on tugev, Amazonia võitleja.
armasta oma naist, mis see tähendab? See tähendab füüsiliselt. Andy, see mees, kes oli 75, keda ma väga hindan, ütles, mees on trumm. Mees on trumm, sa paned trumm maha, lükkad seda, kõik on korras trummiga, see on paksust puidust ja sa peksad seda. Kõik on korras trummiga ja see on õõnes. Naine on viiul. Sa ei viska viiuli maha, sa ei lükka seda jalaga, sa ei rullu seda niimoodi kuhugi. Trumm, kas on külmilm, niiskilm? See on trumm, no. See teeb sama häält. Viiul, niiskus muutub, hääl muutub. Temperatuur muutub, hääl muutub. Ja sa ei peksta seda. Sa pead õrn olema. Või lill. Kui sul on lill, kas me ütleme, lill on väga nõrk, nõrk on paha? Ei, nõrk on ilus. Miks? Võta lill. Miks lill on nii ilus? Sest see on nii ajutine, habras. See on ilus. Me teame, see on kaduvilu. See on ilus. Ma hoian seda austuses. Ma pakin ära paberi sisse. Ma hoian seda viisakalt. Lill on ilus au väärt. Sest see on nõrk. Mitte halbasi. Mäletad isha. Ish. Trumm, isha, viiul. Õrn, ilus. Mehed, armastke naisi ja ärge olge karmi nende vastu. Ja see on meie kiusatus, mehed, olla väga karm. Miks ta ei ole nagu trumm? No, hea küsimus, sest ta on viiul. Sa pead olema mõistlik. Ära ole karm oma naise vastu. Ära ole karm oma naise vastu. Sa oled õrn, armastav, hoolitsev oma naise vastu. Ja 1. Peetruse 3 ütleb veel väga hästi, osutage naistele austus, seesama, ma hoian austus, nagu elu armikaas pärjale, et teie palved ei oleks takistutud. Kas sa tahad, mehed, et teie palved oleksid kuule võetud Jumala poolt? Kas sa arvad, et sa oled väga kõva kristlik mees? Ma jutlustasin, aga kui sa ei armasta oma naist, Jumal iski ei taha siin kuulata. Ta iski ei taha siin kuulata. See on see tüüp. Ta iski ei kuula mu sõna nagunii. Et su palvedel poleks takistusi. Armuanni kaaspärja tähendab seda, et ta ei ole lihtsalt mingi naine, vaid see on kuninga tütar. Mäleta, et ma olen nüüd Jumala lapseks saanud, mis mu naisest on saanud. Ta on ka Jumala laps. See on kuninga tütar. Kui õnnelik tema isi on minu tööga kuninga tütre vastu. Kui kuningas tuleb koju ja vaatab, kuidas ma olen käitunud tema tütrega, kas ta on siis õnnelik? Sest ta ei ole lihtsalt tavaline, ta on hiilgav, ta on särav. Jeesus päästis endale pruudi, kes oleks ilus ja kirgas, on vist eeskeeles, kirgas. Mitte tavaline, ta ei oleks lihtsalt mingi, ma viskan see sinna. See oleks eriline. Sa paned erilist kristall kapi otsa. Ta on eriline. Malachis on sama noomitus, sest Jumal ütleb, ma ei võta isegi preestrite ohvriande vastu, sest nad on vägivaldsed halvad olnud oma naistele. Sinu naine peegelb sinu juhtumist, sinu prioriteedi on tihti aga ka tema prioriteedid ja sinu eesmärgi on tihti tema eesmärgid. Miks? Sest Jumal on andnud meile meestele väga imeline kingitus siin maa peal. Loomulikult Jeesus on kõige tipp. Jeesusega ei ole võrdlemist. Aga peale Jeesust ja siin maa peal on naine meie tõeline kingitus. See lihtsalt on. Adam, siin on sinu abiline, luu mu luust ja liha mu lihast. Rohkem kui lapsed, rohkem kui minu enda elu, ja me kunagi ikka ei armasta piisavalt palju oma naisi. Ma ütlen seda mu lastele, ma tean, mul on palju äärmuslikud asju, mis ma ütlen. Ma ütlesin oma lastele, see on mu naine, ma pean teda kõige rohkem armastama. Poiss küsib, kas sa armastad mind sama palju? Piibel ütleb, ma pean armastama oma naist kõige rohkem. Tema on minu prioriteet ja mõnikord ma poiss tuleb ja ütlen, ei, ma hetkel kailistan oma naist. Ma kailistan oma naist. Mehed, see tähendab, et teie peate kaitsma oma naist ka oma laste eest. Mõnikord mu laps ütleb, ema, mulle ei meeldi, sa oled paha. Ja ma ütlen, niimoodi, sa minu naisele küll ei räägi. Sa ei tohi rääkida oma emaga niimoodi. Ma kaitsen ka oma naist meie laste eest. Sest mina tahan, et oleks püha, imeline, puhas. Praktika, mis see tähendab siis? Mul üks vend Tiffis, kes ütles niimoodi, ma armastan mägedesse minekut, kui meil on puhkus. Mu naine armastab minna randa. Kui me läheme reisile, me läheme randa.
See ei ole see, et ütleb, tema juhib. Ei, mees ütleb, siin on minu soov, aga mu naine on nii kallis mulle, et ma arvestan tema soovidega ja ma teen seda, sest Jeesus tegi sama minuga. Kui sa reisid, sa helistad palju. Kui sa tuled koju, veeda aega temaga, mitte su telefoniga eriti. Kui tema on väsinud, aita teda lastega, nõudega. Kui ta on heitunud, siis tõsta ta üles. Kui ta nutab, siis ole kõrv. Mis värvi on armastus? See on igapäevane suuremine oma minale. See ei ole värv, kusjuures. Aga see on igapäevane suuremine oma minale. Ma suuren igapäevaselt. Mis tähendab, et sina nüüd mees, sina tahad kõige rohkem suunata ta Jeesuse poole, õpi teda tundma. Sul on väga raske, Jeesus võib aidata. Mis juhtus? Lähme palvetama. Kui sul on tüli, oli esimene, kes lepitad. Ma tihti teen seda. Susanna, ma tean, et ma ütlesin väga valesti. Ma tulen, palun andeks. Kas sa annad mulle andeks? Ja ma alati küsin väga ametlikult. Sest ma tahan, et see oleks kõik selge. Ma ütlesin sulle väga kurjalt, kui ma ütlesin, come on, mis juhtus? Ja see ei olnud üldse armastav. Ma palun andeks selle eest. Ja Susanna ütleb, ma annan sulle andeks. Ma olen esimene, ma juhin ka andeks andmisest või palumisest. Kui su naine on kristlane, ta tahab, et sa juhid hästi. See on tema unistus. See tähendab, et sa valid kogudust, kus käia, kui sa reisid, sa valid koht, kus käia ja sa otsid neid võimlusi, mis oleks tema heaks, kas kristlastega aega veetmine, sa suunad, juhid tema aina rohkem Jeesuse poole. Sa alustad palvet, naine palvetama, ma mäletan, üks pastor ütles niimoodi, meil oli tüli nii pikaajaliselt meie abielus, mitte minu, üks pastor ütles seda, et mõnikord me pidime palvetama niimoodi, ma ütlesin, tule naine, põlvitame, Jumal aita, amen, viskame magama. Ta ütles, ma juhtisin väga halvasti, aga ma juhtisin. Ja ma nõustun temaga. Jah, ta oleks võinud paremini seda teha, aga ta eesmärk oli sama. Ma võtan kätte see asi ja ma teen, sest ma vastutan. Ja mis on juhtumine? Ma võtan vastutust ja ma võtan kätte. See on põhimõtteliselt kõik. Vaimulikult, füüsiliselt, ma vaatan, et mu perel oleks kõik, mis seal vajal on. Ja ma ei oota, ma ütlen, teeme, läkitage, tehkem, mis iganes. Sina alustad, sina juhid seda. Mehed ja 29 ja 30 ja meil on need viimased. Keegi pole ju kunagi vihanud iseennese ihu, vastupidi, ta kasvatab, see on see mõte seda. Ja helitab, helitamine on nagu ema, kes võtab last rinda või kana, kes võtab oma tibusid. Või tekk, mis katab mind kinni ja mõnus soe on. Ta helitab seda kogudust, ta räägib kogudust, seda nii nagu Kristus kogudust. Sest me oleme tema ihuliikmed, nii et me helitame. Kas sinu naise jaoks on sinu embus soe, ohutu, turvaline, hea paik? Mehed, ennad. See peaks olema see, et mina helitan. Kui sul on patt või raske, kelle poole sa võiksid esimesena joosta, üldiselt, ma ei räägi nüüd abielust. Jeesuse poole. Miks? Sest embus on alati soe. Ta alati võtab vastu. Tulge minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud, ma annan teile hingamise. Mees võiks olla selline, kes ütleb, tule. Soe helitamine. See võiks olla. Ma olen kogenud, see on päris julm näide, aga ma lihtsalt ütlen kiiresti, ma olen tundnud hästi mitu inimesi, kes on kas ennast tapnud või on proovinud. Ja ma saan öelda, mitte ühtegi ei ole kuidagi teinud seda. Kas suure valu nimel, suure vihkamise nimel või muu. Isegi sellest õudsest eos ta heitab ennast. Mis oleks kõige valutum, mis oleks kõige kiirem, mis oleks kõige puhtam viis. Kui sa oled haige, kas sa viskad ennast lume sisse ilma mütsita? Ei saa hoida, ta helitad. Ja Andy, nagu ta ütles nii hästi, kui sa juhid hästi mees, üldiselt su abielu on korras. Õpetussõnad 15-17, parem taimetoit armastusega, kui nuum härg, mille juures on vihkamine. Ma elasin 2 aasta peaaegu haagise sees kõrbes oma naisega. Missugune hoolitsemine see nüüd on? Aga kui sa oled küsinud Susanna käest, kas su mees armastab sind ja kui sul on hea olla, Susanna, kas sul oli hea seal kõrbes? Ta noogutab. Kas ma juhtisin? Ma proovisin, ma pingutasin.
et ma hoolitseks oma naise eest ka kõrbes, ka haagise sees 45 kraadi. Mu embus, ma loodan, oli võib-olla isegi soojem. See on mehe eesmärk. Miks? Sest nii nagu sa armastad oma naist, sa armastad ennast. Kui sa ütled, et sa armastad Jeesust ja sa ei armasta oma naist, siis sa ei armasta Jeesust. 1. Johannese 4.20 ütleb, kui keegi ütleb, ma armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Sa ütle, et ma armastan Jeesust, kui sa ei armasta oma naist, päriselt, praktiliselt. Piibel ütleb, sa ei armasta isandat, sa lihtsalt ei armasta. Aga tead ju, ta on väga raske armastada. Piibel ütleb, sa oled näinud teda, sa ei ole näinud Jumalat ja sa ei suuda tedagi armastada. Kuidas sa saadki armastada Jumalat? Mõtleme mehed Jeesusele, kuidas me saame paremini armastama, juhtima vaimulikult oma naisi. Ja ma tean, võib-olla keegi ütleb, aga see ei seletanud mitte midagi lahti. Võib-olla järgmine nädal. Ma loodan, et järgmine on veel praktiline ka. Aga mu point on lihtsalt see. Võtta kätte, võtta vastutust. Ma olen mees, see on minu naine, mina vastutan. Ja ma teen, mis on õige ja hea isanda silmis ja tema heaks. See on juhtimine. Kas sa tahad austada isandat? Tee seda. Võtkem kätte ja tehkem isanda austuseks seda kõige ja Piibel kinnitab, tubli naine on oma mehe kroon. Tee enda krooni veel imelisemaks selle läbi, kuidas sa armastad teda ja seda kõike ja kõige rohkem isanda austuseks, Jeesuse Kristuse kirkuseks. Palvetame.